Attention passengers, we've now reached our destination. Tere tulemast Kuhu nüüd podcasti kõige esimesse saatesse. Siin saates räägime me ebareaalsena tunduvatest reisiseiklustest, ekstreemsetest sihtkohtadest, mille toovad teieni kõige ägedamad reisientusiastid. Ja täna on meil külas üks nendest ägedatest inimestest, kes reisib päris palju ja tema on ühtlasi ka meie podcasti kaassaatejuht, ehk siis tere tulemast saatesse, Aleksandra Männik. Tere! Mis tunne on siis olla maailma parima reisipodcasti kõige esimeses saates külaline? Ülisurreaalne tunne. Sõnatuks. Võtab täiesti sõnatuks. Ma ei oska täpselt öelda, kuhu see seiklus meid viima hakkab, aga ma olen ülipõnevil ja tõesti põnev tunne on olla esimene külaline omaenda podcastis. Ma olen täiega põnevil ja kui praegu kuulaja või vaataja vaatab siin seda ja mõtleb, et aga kes on Aleksandra Männik, siis kuidas ennast tutvustaksid? See on alati keeruline küsimus ennast tutvustada ja ma arvan ka, et ma ei ole võib-olla inimesena nii võib-olla välja kujunenud veel. Sest ma ikkagi arvan, et sealt on veel tulemas midagi. Aga ma mõtlen, et kui ma peaksin ennast nüüd praegu kuidagi tutvustama, siis ma olen tavaline tudeng, ma õpin veebiarendust ja samal ajal üritan nii palju muid asju ka ette võtta, kui vähegi võimalik. Ma olen ülipüsimatu, mulle meeldib olla natuke siin ja natuke seal ja natuke teha teist, kolmandat, siis minna tagasi selle ühe asja juurde ja siis minna uuesti kuskile, ma ei tea kuhu. Et mulle meeldib hästi palju liikumises olla ja kui hästi palju asju toimub kogu aeg. Et ma ei ole väga selline, kes püsiks paigal ühe koha peal. Nii et ma arvan, võib-olla siuke energiline on minu jaoks õige sõna. Aga mina olen selline tasakaalukas energiline, ma ütleks. Kui see on sõna. Ma arvan kindlasti on. Kui enne ei olnud, siis nüüd on. Siis nüüd kindlasti on. Tasakaalukas energiline energiapomm, mis iganes. Minu jaoks, kui ma arvan, et ma olen energiline, siis minu jaoks sina oled nagu täiesti teine tase. Aga ainult kõige paremas mõttes. Okei, ma arvaks just vastupidi. Väga huvitav. Ja ma arvaks just vastupidi, et mina olen meid see, kes kuidagi maandub ükselt nagu maa peale. Ja siis Kelly on alati kuskil energiaga siin. Eks ma arvan, eks ka kuulaja saab sellest ise varsti aru, kui ta oma hinnangu anda. Täpselt oma enda hinnangu. Aga kui me seda osa sinuga natukene preppisime, siis mõtlesime, millest me räägime, siis me jõudsime järeldusele, et keskenduksime nendele reisikogemustele, mis on meid inimesena kõige rohkem mõjutanud. Ehk siis mul tuleb kohe ette siin aasta 2016, mis oli sinu jaoks selline oluline aasta ja sa läksid Saksamaale. Et miks sa sinna läksid ja mis juhtus seal Saksamaal? Saksamaale ma läksin siis ÜFU organisatsiooniga vahetusaastale 10. klassi. Ja see oli täiesti selline suvaline otsus üsna, et mul ei ole õrna aimugi enam, kust ma tulin selle idee peale või kust ma üldse leidsin sellise asja, aga ma mäletan väga hästi, kuidas ma hakkasin oma emale rääkima seda vaikselt. Ja siis ma olin väga üllatunud, kui ta oli mingi, et muidugi, miks mitte? Ja siis ma mõtlesingi, et okei, et nüüd ma pean veel isaga rääkima. Isa elas mul samal hetkel Austraalias ja tema elas mingi täiesti oma elu, nii et ta väga palju ei keskendunudki. Ta ütles, et muidugi mine, et anna teada, kuidas ma saan aidata. Ja siis esialgu oligi plaan, et ma tahtsin USA-sse hoopis minna, aga selle sooviga, et ma saaks hoopis Alaskale minna.
aga kuna hostpered leitakse sulle, sa ei saa riigisiseselt endale leida või valida nagu kindlat kohta, siis mulle öeldi kohe ära, et Alaskasse saamine on väga ebatõenäoline. Et kui ma selle eesmärgiga tahan USA-sse minna, et siis võib-olla mul tasuks otsida mõni muu koht. Ja siis ma otsustasingi, et võib-olla ma jään Euroopasse. Ja Saksamaa ma valisin üsna suvaliselt. Tol hetkel mulle väga-väga meeldis saksa keel ja ma tahtsin seda väga selgeks õppida. Ja siis ma arvan, et see saigi ka määravaks. Et siis ma otsustasin ja Saksamaa kasuks. Mis linna sa läksid Saksamaal? Ma elasin põhilise aja Bornas. See on üks väike kõrvallinn Leipzigi linnale. Siuke väike, aga põhiliselt kui keegi küsib, siis ma ütlen alati Leipzig. Et see on natuke tuttavam nimi inimestele. Okei, kaua sa seal Saksamaal olid ja sa ju said saksa keele päris hästi selgeks, minu jaoks vähemalt. Ma olin Saksamaal kokku aasta aega ja mina ei ole üks nendest inimestest, kellel tuleb keele õppimine ülilihtsalt välja. Ma pean ikkagi korralikult õppima ja tähele panema ja teadlikult suunama ennast sinna poole. Ja esimese poole aastaga ma saingi natuke aru asjast, kuni siis üks hetk äkki oligi detsembri viimane nädal, kus mu host tema ütles, et okei, et nüüd me ei räägi enam mitte ühtegi sõna inglise keelt ja ta ei kasutanudki enam ühtegi ingliskeelset sõna, vaid ta rääkiski saksa keeles ja ootas siis, et mina saaks aru, sest tegelikult teadis, et kui ma väga tahan, siis ma saan aru, et ma olen juba 6 kuud olnud seal. Ja siis minule üllatuseks mul läks nädal aega, et rääkida kõik asjad saksa keeles, kuigi enda arvates nädal varem ma ei rääkinud ühtegi sõna või ma oskasin mingi täiesti basic asju, et tere, kuidas läheb, ma olen Aleksandra, see on kõik, on ju. Ja siis mul oligi, saksa keel oli nii selge, et kohalikud näiteks ei saanud aru, et ma olen kuskilt mujalt pärit. Siis Eestis mingite saksa turistidega, kui ma kokku puutusin, siis nemad arvasid ka, et ma olen sakslane, kes suvitab Eestis, et mul on mingi pere Eestis võib-olla või kuidagi niimoodi, et see oli päris äge. Aga tänaseks selle keel kaob üsna lihtsalt ära, kui ei praktiseeri, nii et tänaseks ta ei ole kindlasti nii hea, aga tuleb kasuks kindlasti ja ma saan ikkagi aru ja ma saan hakkama saksa keelega, aga ma ei tunne ennast enam nii mugavalt kui võib-olla siis veel. Nii äge minu meelest, et sinu host pere siis otsustas nii teha, et sinuga lihtsalt hakata saksa keeles rääkima, sest et see on ju kõige parem viis, kuidas õppida keel ära, kui sul ei olegi võimalik seletada ennast siis inglise keeles, on ju, mis on nii lihtne meil eestlastel teha. Ja absoluutselt. Wow. Mis on sinu selles Saksamaa olnud aja jooksul võib-olla kõige meeldejäävamgi mälestus või mingi kogemus? Ma arvan, et võib-olla see, et ma esimest korda kuidagi kogesin seda, et mu sõpradel on nagu mingisugune tähtaeg. Ma ei oska seda seletada, aga muidugi alati on võimalus edasi suhelda ja ühendust hoida, aga kõik need inimesed, mis ma selle aasta jooksul leidsin, ükskõik kui kalliks nad mulle ka ei saanud, see on paratamatu, et elud lähevad laiali ja üks hetk ei toimugi enam mingit suhtlust. Ja see oligi nagu esimest korda oli see, et ma tean, et ma ei koli lähiajal tagasi sinna samasse kohta ja need inimesed seal hakkavad ka, ma räägin, ma olin gümnaasiumi ajal seal ja nemad hakkasid vaikselt kõik ka ju lõpetama aasta pärast või 2 aasta pärast. Et nemad lähevad üle Saksamaa või üle maailma laiali ja siis see viimane päev, kus minu host-õde otsustas teha mulle üllatuspeo, kus olid kõik minu sõbrad koos ja siis ma sain aru, et see on ebanormaalne, kui palju kalleid sõpru sa saad aasta jooksul koguda. Ja siis tegelikult sa pead õppima mitte hoidma kinni inimestest alati,
et olema õnnelik, et nad olid su elus ja olema õnnelik kõige selle üle, mis nad õpetasid sulle, et nad võtsid sind nii soojalt vastu ja aitasid igasuguste asjadega. Et aga see, et me nüüd edaspidi võib-olla igapäevaselt, iganädalaselt, võib-olla isegi iga-aastaselt ei suhtle, et see on okei, aga samas üks hetk, kui tuleb tunne, et tahaks ühendust võtta uuesti või keegi on juhuslikult Eestis või mis iganes, et siis see ei ole ka enam kummaline või imelik, et me ei ole nüüd suhtlenud mitu aastat, et aga nüüd järsku ma kirjutan sulle, et tšau, kuule, ma olen Eestis. Et mul oleks üliõnnelik selle üle, kui juhtuks niimoodi või kui mina juhtun jällegi sinna minema ja võtan ühendust mingite inimestega. Nii ilus. Et kui juba mingisugune tugevam connection ehk siis ühendus justkui side inimestega tekib, siis minu meelest ka vahet pole, kui palju aega mööda läheb, see on alati seal. Ja nii-öelda, et sinu uks on neil alati avatud ja vastupidi. Absoluutselt. Ja. Aga kui nüüd liikuda siin paar aastat edasi, siis ma tean, et 2019 aastal sa nimetad seda ise Eurotripiks, et sa tegid sellise asja, et räägi lähemalt, mida see tähendab? Kui ma Saksamaal olles sain selle maitse suhu natuke, et mis tunne on välismaal olla ja välismaal elada, siis Saksamaa ajal ma ka reisisin natuke ringi. Ja siis ma arvan, et sealt tuligi see kuidagi reisimise pisik sai alguse. Ja siis ma otsustasin üks hetk, et ma kogun natuke raha ja suvel ei tee tööd, vaid lähengi tripin 2 kuud Euroopas. Ma panin mingi umbmäärase plaani endal ka paika, aga see ei olnud väga konkreetne. Juba esimesel päeval see oli pea peale tegelikult lükatud, mis oli päris fun. Ja selle tripi jooksul, kus ma jõudsin siis näiteks käia, ma alustasin Türgist. Türki mul pidi tegelikult olema lihtsalt üks ümberistumine, aga kuna lennufirma oli mul mingi 2 nädalat enne kirjutanud, et lennukitega on mingisugune jamps ja et kas sobib, kui me tõstame su lennu 24 tundi ettepoole. Mul ei olnud sellest mingit vahet, ma vastasin, et jaa, sobib küll ja paar päeva enne lendu siis ma avastasin, et nad tõstsid ainult mu esimese lennu ettepoole ja teine lend jäi siis hilisemaks, nii et minu paaritunnisest ümberistumisest Istanbulis sai 26 tunnini ümberistumine, nii et seal mul siis õnnestus ka hostelisse minna, inimestega tutvuda ja siis, kes siis näitasid mulle igasuguseid mingeid ägedaid kohti seal, nii et see oli täiesti ootamatu juba algus. Siis ma käisin Itaalias, Prantsusmaal, Hispaanias, Portugalis, siis ma läksin tagasi veel Itaaliasse lõpuks. Et jah. Kui sa seal hostelis olid, kas see oli sinu esimene hosteli kogemus? Ma just üritasin mõelda selle peale. Ma arvan, et ei olnud. Ma arvan, et kui ma Saksamaa jooksul käisime veits teistes linnades ja Tšehhis käisin mõned korrad, me vist olime siis ka ikkagi hostelites kogu aeg. Et see on päris esimene hosteli kogemus. Aga nagu ma aru saan, siis nagu ma olen aru saanud, siis sina oled number 1 hostelite fänn ja pooldaja. Mina olen täiesti. Kui kuskile mineks, siis ma alati eelistan hostelit. Eriti kui ma üksinda kuskile reisin. Ma arvan, et vahel, kui sisetunne ütleb, siis on tarvis ka üksinda olla ja oma ette natuke olla, aga ma arvan, et siin on ka lihtne ennast ära kaotada. Nii et mina olen alati 2 käega hosteli poolt. Olen tulihingeline hostelite külastaja. Ja ma ei mäleta tegelikult, millal ma viimati reisisin näiteks üksinda niimoodi, et ma ei oleks olnud hostelis või kuidagi kellegi juurde ennast smugeldanud. Kui kellelgi on küsimusi hostelite kohta, tahaks külastada, aga ei julge, siis Aleksandra on täpselt see õige inimene, kelle juurde minna ka oma küsimustega. Ja ma räägin hea meelega. Nii. Peame kattima seda.
sul oli selle Eurotripi jooksul oma esimene couchsurfingu kogemus ka. Ma tahaks väga sellest kuulda. Milline see oli? See oli üliäge. Me olime varem enda juurde couchsurfereid võtnud. Mu isa tegeleb sellega suht palju või tegeles. Nii et couchsurfing oli minu jaoks üsna tuttav. Aga see oli minu esimene kord, kus ma siis ise võtsin kellegagi ühendust ja kus ma siis ise õppisin võõra inimese juures. Ja siis esimene inimene, kelle juurde ma läksin, ma mainiks selle ära, et ma olin 18-aastane pikkade blondide juustega tüdruk, kui ma olin oma Eurotripil. Ja esimene koht, kuhu ma siis sattusin, oli ühe 36-aastase Itaalia poissmehe armas kahetoaline korter. Ja ta tuli mulle lennujaama järgi. Ta viis mind kohe ühte traditsioonilist Itaalia espressot jooma ja siis me jõudsime tema juurde. Mina magasin niimoodi köök ja elutuba olid ühenduses ja mina magasin siis seal köögi elutoa ühendatud osas, siuke hästi pisike ruum oli see lahtisel diivanil. Tema magas oma toas ja hommikuti läks tema tööle, mina ärkasin natuke hiljem. Ta oli mulle juba hommikusöögi valmis teinud ja siis mina päeviti toimetasin omaette ja õhtuti siis näitas tema mulle nii palju asju, kui me jõudsime selle lühikese õhtu jooksul teha. Ja ma ei tea, minu esimene see couchsurfi kogemus oli nagu tõesti üliäge. Ma olin seal kokku 4 päeva, kui ma mäletan õigesti. Ja oligi niimoodi, et iga õhtu tegime koos süüa. See mees, kelle juures ma olin, ma ei mäleta täpselt, mis ta erialalt tegi, aga ta oli hästi tulihingeline kunstiaustaja ja ta oli ise ka maalis täiesti ebanormaalseid asju. Ta tol hetkel harjutas realismi, kuna tema arvates sa ei saa realismist edasi liikuda sürrealismi, kui sa ei oska realismi maalida. Nii et siis me üks päev istusime, kui mina kirjutasin oma väiksesse raamatusse mingeid mõtteid ja siis tema hakkas järsku maalima mind. Ja ta kunagi ei lõpetanud seda, sest et me ei jõudnud. Aga see kõlab vahel inimestele nii naljakas, et mis mõttes sa istud võõra inimesega kuskil tema kodus, te alles kohtusite, see mingi üle 10 aasta sinust vanem härrasmees on ju, peaaegu 15 aastat, rohkem äkki isegi. Ja siis sina kirjutad samal ajal, tema maalib sind ja siis ta mingi kokkate koos, et kas ei olnud veits imelik, aga see oli no nii tore ja ma ikkagi tahaks südamele panna, et kõik, kes plaanivad couchsurfingut teha, et teha oma research ja ollagi ettevaatlik nende asjadega ka. Aga minul on olnud ainult positiivsed kogemused õnneks. Aga mis on need asjad, kui sa endale seda host'i nii-öelda, estonglish on meil, kui sa seda host'i endale otsid, et kui keeruline oli sul leida seda konkreetset nii-öelda, seda mees siis on ju, ja mis on need asjad, kuidagi need märgid, et ahah, teda ma nüüd saan usaldada, tema juurde ma siis kandideerin nii-öelda, et saadan oma selle sõnumi talle? Selles suhtes mul oli üsna kerge seda leida üllatavalt, sest et tegelikult kui ma hakkasin otsima, mul oli endal ainult 2 soovitajat, ja need olid ka inimesed, keda mina olin enda koju võtnud. Et ma ei olnud sellel hetkel veel ühegi inimese juures varem käinud niimoodi, et mul ei olnud nagu ühegi host'i poolt mingit soovitust, mis võib olla nagu host'i jaoks siis võib-olla natuke punane lipp, aga samas nagu tasub alati nendele inimestele ka võimaluse anda. Ja minu puhul siis oli niimoodi, et ma otsisin mingeid neid inimesi, scrollisin, kes on Rooma piirkonnas hostimiseks avatud ja siis ma leidsin Marko oli selle mehe nimi. Ma leidsin Marko profiili ja kirjutasin talle. Enne ma tšekkisin üle,
vaatasin, tal oli päris palju pilte, tal oli tema külalistega pilte, tal oli endast päris palju pilte ja tal oli väga palju recommendation eid ja soovitusi. Ehk siis soovitusi täpselt ja need olid kõik siis positiivsed, et külastajana sa saad mainida, et kas sa soovitad seda inimest või sa ei soovita ja temal olid siis kõik soovitatud. Nii et ja see klappis väga hästi. Väga super, mul on nii hea meel, ma tean, sa oled mulle seda lugu varem ka rääkinud ja lihtsalt selline tunne, et ma kohe võtan oma läppari ette ja lähen kuskile ja couchsurfin nii-öelda, et couchsurfing.com on vist selle lehekülje nimi. Ma ei tea, ma ei olegi läbi brauseri teinud äppina. Okei, seal on äpp ka, aga see on tasuta platvorm siis, kus sa saad siis tasuta jääda erinevate inimeste juurde ööseks siis, et saadad neile siis meili, vastab mõnele küsimusele ja siis nemad paned sinna kuupäevad, mis sulle sobivad ja siis inimene nii-öelda võtab su siis vastu, et vaatab sinu selle üle, et väga äge, aga sa mainisid siin, et sinu isal on kogemus selle couchsurfinguga, et te vist ise siis ka hostite teisi rändureid, teisi inimesi. Me oleme päris palju neid hostinud nüüd aastatega. Vahepeal mul oligi, kuna ma räägin, ma ei ole eriti püsiv ja ma liigun ringi kogu aeg, siis see on üsna harv, kui ma olen kodus. Üldiselt couchsurfitakse suvel, eriti kui Eestisse tullakse, on ju. Ja suvi on just kõige see elavam aeg minu jaoks. Ja siis vahepeal mul oligi eesmärk, et ma üritan aasta jooksul vähemalt ühe inimese võtta või ühe siis seltskonna, sest meil üldiselt käis 2 inimest korraga. Nii et ja, vahepeal tuli väga palju rohkem neid, vahepeal tuli vähem. Ja mul on kuidagi niimoodi õnnestunud, et suurem osa neist inimestest, keda mina olen hostinud, me oleme siiani tihedas kontaktis. Ikka jutustame ja räägime, et kus me parasjagu maailmas oleme ja uurime, kuidas läheb. Ja. Nii et ja ma jällegi hostelid on minu teema ja couchsurfing täiega. täiega. Väga äge. Sa ütlesid, et see eurotrip kestis sinu jaoks kuskil 2 kuud, on ju? Kuidas see justkui lühike aeg sinu jaoks mindseti muutis, sinu mõttemaailma või midagi? Enne kui ma sinna reisile läksin, ma olin enda jaoks kuidagi hästi keerulises kohas. See oli täpselt selline gümnaasiumi keskel olev suvi, kus ma siis otsustasin minna. Ja ma mäletan, kuidas ma mõtlesin, et okei, et kui mulle mu elu umbes ei meeldi nii-öelda, on ju, et siis mul on alati võimalus kuskile maailma lõppu ära põgeneda, on ju, ja siis see võib-olla oligi üks see, et okei, et ma nüüd esimest korda lähen reisingi täitsa üksinda, sest et Saksamaal me ikkagi keegi alati ootas mind seal, et mul oligi hostpere, on ju, ja nii, aga siis, kui ma läksin oma sellele soolotripile, siis keegi ei ootanud mind kuskil või keegi ei aitanud mind otseselt niimoodi, vaid ma pidin ise hakkama saama, ise abi otsima. Mul on ära küsimus. Kuidas see sinu mõttemaailma muutis, on ju. Ja siis seal võib-olla oligi kuidagi see, et kuidagi maailm, ma kuidagi eemaldusin sellest võib-olla igapäeva maailmast natuke, et ma vaatasingi asju teise pilguga natuke, et okei, ma sain, ma ei tea, mingi matetunni kontrolli 2, on ju, ja siis tol hetkel see oli täielik maailma lõpp. Ja siis ma olen seal reisil ja mõtlen mingi, head keda kotib, nagu, mida ma põen mingisuguste täiesti mõttetute asjade pärast, nii et ma arvan, et seal reisil ma veits õppisingi, mitte veits, vaid täielikult õppisin mitte mingisugusest nagu mingite mõttetute probleemide pärast stressamisest, et kui ma seal nägingi, et kui mul oli üks õhtu selline, kus ma nuttes helistasin Eestisse ja ütlesin, et kuulge, ma olin nädal aega selleks ajaks oma reisil olnud, mul pidi 2 kuud olema ja ma helistan nuttes Eestisse, et kuulge, mul ei ole Pariisis mitte kuskil ööbida, et ma ostan pigem lennupiletit, ma tulen koju tagasi. Ja siis, kuidas mu paps mainis mulle, et kuule, et chill, elu hoiab, et sa mõtle midagi välja.
et siis ma olen mingi et kõik, mis ma välja mõtlen, ongi see, et ma olen mingi Pariisis kuskil pöösa all magan, on ju. Aga kõik nagu tuli välja ja ongi see, et pole mõtet nagu stressata kõige pärast, et parasjagu oma energiat raisata igasuguste asjade peale, et kuidagi saab ikka hakkama. Mind nüüd jäi huvitama see, et kuidas see konkreetne Pariisi olukord sul lahenes, kuhu sa said lõpuks ööbimise? See oligi niimoodi, et ma olin oma hosteli leidnud täiesti kogemata kuskile mingi totaalsesse getosse. Et ma jõudsin siuksel hämardunud ajal sinna ja ma sain kohe aru, kui ma jõudsin sinna linnaosasse, sest et järsku olid mingid nagu gängid tänavanurkadel. See oli esimest korda minu tripi jooksul, kui ma hoidsin taskus oma pipragaasi käes. Sest et seal oligi, et sa näed konkreetselt, kuidas inimesed vaatavadki niimoodi, kuidas sa kõnnid, on ju. Ja siis ma lõpuks leidsin oma hosteli, see oli ülitore, väga äge, et inimesed olid seal ja ma läksin trepist ülesse ja mul oli tüdrukute tuba ja kõik tüdrukud ütlevad, et tore, et sa tulid, aga aita meil ruttu aknaid kinni panna, meil olid suured laeni aknad. Ja ma aitan aknaid kinni panna ja ma tunnen nagu, et täiega nagu silmad kipitavad, et mis toimub. Ja siis tuli välja, et politsei oli just seal tänaval käinud mingid reidi tegemas ja nad olid lasknud mingit gaasi terve tänava täis, et need gängid laiali jääda. Aga see gaas oli nii tugev, et ta tuli õhuga tuppa ja kuna aknad olid kõik lahti, siis ta jõudis tuppa ka meile. Siis ma olin mingi üliäge. See oli siis Lyonis ja ma täiega juba sellest hetkest ma olin mingi kuhu ma olen tulnud, miks ma olen siin, ma ei taha siin olla. Ma pidin olema seal 2 ööd ja tol päeval ma ei viitsinud rohkem millegi tegeleda, kell oli üsna palju juba. Nii et siis järgmine hommik ma hakkasin vaatama, et kus ma saaksin Pariisis ööbida. Aga kuna see juhtus olema täpselt Pariisi 1 aasta suurima püha peale või kuidas nüüd pühade ajale? Jaa, pühade ajale. Et täpselt need päevad, kui ma pidin olema Pariisis, oli nendel suured pidustused, pluss oli World Cup, mille Pariis ka Prantsusmaaga võitis. Niimoodi, et kõik hostelid, kohad olid täis couchsurfis, mulle mitte keegi ei vastanud. Ma vaatasin hotelli, aga kuna mul oli täiesti low budget reisimine, siis see ei tulnud kõne allagi. Ja siis mul tuligi mõte, et olgu, et ma siis lähen lennuki koju, ma helistasin Nuutes Eestisse, siis ma vihastasin oma isa peale, kui ta ütles mulle, et mis sa tuled Eestisse, et sa ise kahetsed seda pärast. Siis ma otsustasin, et Savi, et ma lähen jalutan natuke linna peal. Ma jõudsin ka mingisugusesse imelikku kohta, mulle ei meeldinud see linn üldse, siis mu üks sõbranna Carmen, kes kusjuures tõi ka mind ja Kellit oma vahel kokku, helistas mulle, et kuule, sest ma olin talle ka ütlenud, et kuule, ma vist tulen tagasi Eestisse, et see on ülijamps, mis siin on praegu. Ja ta helistab mulle ja ütleb, et kuule, et ma sain Portugalis, et minu üks Portugali sõber, et ta ütles mulle, et tal on sõber Pariisis, kes saaks sind hostida. Okei. Mingi tüüp, keda ma pole kunagi näinud, keda Carmen ei ole kunagi näinud. Ma kirjutasin talle, et ma kuulsin, et sa oleksid võib-olla valmis võtma kedagi enda korterisse. Ja ta ütles, et jaa, davai, et pole probleemi. Tule. Ja siis teel tagasi oma hostelisse, siis ma kuidagi kohtusin ka mingi prantsuse kutiga, kes, kuna mu Maps andis mitu korda selle reisi jooksul otsad täiesti, siis see oli jälle üks nendest õhtutest, kus ma ei saanud mitte mingit abi oma Mapsist ja ma ei mäletanudki täpselt, kuidas tagasi saada. Nii et siis mees aitas mul mu hostel üles leida, aga ta ütles, siis ma sain aru, et see on totaalne geto, kuhu ma olen sattunud, sest ta oli mingi, et mis asja, miks sa sellisesse kohta võtsid omale elamise, et ma pean siin nagu ukseni ära saatma, on ju. Siis ta saatis mind ära, siis me vahetasime Instagramme, siis ta õhtul veel kutsus mind oma sõpradega peole, aga ma olin, et stranger danger, et ma pole väga palju veel jõudnud siin reisidagi, et ma niimoodi ei usalda ka veel inimesi. Ja siis järgmine päev läksingi Pariisi. Esimest korda ma oma hostiga kohtusingi siis, kui ma olin tal ukse taga, koputasin, ta tegi ukse lahti, lasi mind sisse. Tal oli selline korralik ühetoaline poissmeeste korter,
väga armsalt ise ta sättis ennast väikse madratsiga vaiba peale, mina sain tema voodis siis magada. Jälle täiesti, ma ei tea, jälle elu täiega hoiab, onju. Ja kõige naljakam selle asja juures oligi see, et ta võttis, üliäge oli see, et ta võttis mind oma sõpradega igale poole kaasa ja see oli punt Maroko poisse või mehi, kes siis näitasid mulle igasuguseid asju ja panid mind tundma nii kodus kui üldsegi võimalik. Ja esimest korda, kui ma Eiffeli torni nägin, siis see oli õhtu pimeduses, kui see oli ilutulestikega ümbritsetud täiesti, et see oli, ma ei tea, mingi filmistsenaarium. Ja siis minu hosti üks sõber tahtis mind Instas ühe pildi peale tagida ja ta vaatab, et kuule, et kust sa seda tüüpi tead. Ma ütlesin, et me saime nagu täitsa lampi Lyonis tuttavaks. Ta on mingi, et meie seltskonnas on üks nagu full prantslane ja see on see vend. Et meie kõik oleme Pariisis, tema on üksinda praegu veel Lyonis. Et kuidas see on võimalik, et ainuke inimene, kellega ma Lyonis tuttavaks sain, on selle seltskonna nagu puudub lüli. Nii et siis oligi niimoodi, et kui ma sealt Pariisist edasi pidin Barcelonasse minema, siis mu rongid ei klappi, nii et ma pidin jääma 9 ööks Lyoni ja mul oli koht olemas, kus sööbida jälle. Ma ei tea, jah. Siis ma juba usaldasin oma uut sõpra ja kõik läks väga hästi. Ma olen seda lugu varem ka kuulnud ja mul tulid ikka külmavärinad peale. Ja see, mis sa ise ka siin just välja tõid, see, et elu hoiab. Mul on ka tunne, et reisides neid lugusid, mis ma olen sinult kuulnud, elu kuidagi kogu aeg hoiab sind, et kuidas sa ise nagu sellesse suhtud. Mis on su enda mõtted sellega, et kui sa lähed reisima, siis võtad sellise nii-öelda mõttemustri või kuidagi mõtledki nii, et aga elu hoiabki mind ja kõik lähebki nagu hästi. Ma arvan, sa pead ise piisavalt usaldama ja olema valmis ohjasid veits käest ära andma. Et kindlasti algaja reisijana on mõistlik mingisugune plaan paika panna, aga mitte 10 küünega sellest kinni hoida, vaid lasta selle natuke voolata ja vormida ja seda plaani võib-olla hoidagi siis, kui tagasi tulla millegi juurde, et oleks nagu mingi base olemas, kuhu tulla, aga muidu, et kui plaanid muutuvad, et siis see on savi ja ükskõik ja ongi tore, sest et muidu jäävadki kõige ägedamad asjad juhtumata, kui kogu reis läbi planeerida, sest et mina oma sellel Eurotripil ka rohkem kui 2 päeva ei planeerinud mitte ühtegi ööbimist ette. Ja ma reisisingi 2-3 päeva ja ma olingi üldiselt niimoodi, et maksimaalselt 3 ööd olin ühes kohas ja siis juba liikusin edasi. Ja samas alati ei tasu ka ära unustada seda, et kui sa lähed liiga selle elu hoiab mõtte sisse, et siis sa ei tohi tegelikult ka ennast ära unustada, et samas sa pead olema ikkagi valvas ja enda ohutusele kogu aeg mõtlema, et mitte võib-olla täiesti ennast vati sees hoidma ja sest, et kui sa ei võta mingeid riske, siis midagi, ma ei tea, midagi põnevat ei juhtugi, aga et kõike seda teha mõistuse piires. Et sul ei ole mõtet minna mingi, ma ei tea, kuskilt kalju otsast järve hüppama, kui sa tegelikult ei ole kindel, et see ei ole mingi meetrine põhi seal. Siuke näide. Väga ilus ja tuleme tagasi jälle selle mõtteni, et tasakaalus peitub siis see saladus, on ju? Ja absoluutselt. Ja alati tasakaal. Aga sa ju selle Eurotripi ajal, ma küsin selle kohta, sa olid ju gümnaasiumis samal ajal, on ju, ja siis suvel sa tegid selle reisi, paarikuuse reisi. Kas sa olid selleks raha kogunud või kuidas see rahaline pool seal oli? Mul ei ole kunagi olnud väga probleeme endal raha kogumisega. Ma olen finantsiliselt üritanud olla võimalikult iseseisev ja selle tripi ma täielikult olin iseenda sponsor. Ma olen alati kooli kõrvalt tööl käinud ja siis, kui mul on mingi kindel eesmärk, siis mul läheb see raha kogumine üsna libedalt, eriti kui on tegu reisiga. Ja siis oligi, ma aasta aega umbes kogusin oma paar tuhat eurot kokku, aga
kui ma olin 6 aega ära reisinud, ma olin jõudnud oma järjega Portugali, siis ma sain ka aru, et see järgmised 6 aega ma tegelikult ei tule välja oma asjadega, kuna noh, ma oleks saanud muidugi igasuguseid asju seal ka odavamalt teha. Et ma mingites kohtades ka laristasin natuke rohkem, kui võib-olla oleks pidanud. Aga siis ma leidsin omale teise viisi, et ma otsisin omale au pair pere, mis on siis perekond, kes otsib omale välismaalasest lapsehoidjat. Ja mul just ühe perega täpselt klappis, et nendel oli septembris tulemas pikaajaline lapsehoidja, aga just augustikuus oli nendel kedagi veel vaja. Ja siis, kui ma olin nüüd leidnud, siis 2 päeva hiljem ma lendasingi tagasi Itaaliasse, sõitsin sellisesse väiksesse linna nagu Urbino ja siis elasin selle pere juures 6 aega ja minule tähendas siis seda, et 6 aega ma ei pidanud maksma elamise eest, üldiselt ka söögi eest ja ma sain ka veel natuke taskuraha sellest, et mul oli võimalus seal Urbinos elamise aja jooksul ka veel külastada mingeid teisi kohti Itaalias. Et siis ma käisingi veel Veneetsias ja San Marinos. San Marinos oli mu teine couchsurfingu kogemus, mis oli ka üliäge. Nii et et kuidagi leiab ikka lahenduse. Ja samas kõik hakkabki sellest mõtteviisist, et kui sa usud, et sa suudad, siis sa leiadki lahendusi. Kui sa ei usu sellesse piisavalt, siis sa leiad vabandusi. Tegelikult on alati võimalik. Absoluutselt, ja. Aga me praegult lindistame seda siin Rootsis. Sellises armsas, ma olen täiesti ära armunud sellesse linna, aga sellises linnakeses nagu, ütlen, kuidas seda hääldatakse? Jönköping. Et kuidas sa siia sattusid ja miks Rootsi? Ja siis kuulajatele nii palju, et ma nüüd olen mõned aastad elanud Rootsis. Ja siia ma sattusin ka niimoodi, et 12. klassis olles ma tahtsin tegelikult minna peale lõpetamist veel pikemale reisile 1-2 aastaks, aga kuna siis tuli tume koroonaaeg, siis ma otsustasin, et ma leian omale igaks juhuks mingisuguse alternatiivi. Ja ma kandideerisin 3 erinevasse kooli. Üks oli Rootsis, üks oli Taanis ja üks oli Hollandis. Ja mu algne plaan oli minna Taani, aga siis kuidagi täiesti suvaliselt mõtlesin, et võib-olla oleks Rootsi hoopis ägedam. Nii et need kõik valikud olid ka üsna suvalised, et ma tunnen, et mul ei ole kunagi elu sihtkohtad, nagu, kus ma olen kolinud siis nii-öelda või kus ma olen reisinud, mul ei ole olnud mingit väga tagamõtet või mingit konkreetset põhjust. Rootsi juures, muidugi kuidagi tundub siuke põnev ja äge, alati siuke Skandinaavia, mingi äge keel ja siis ma otsustasingi kolida hoopis Rootsi, tulla siia ülikooli ja siis 2020 aasta augustis ma siis esimest korda siia kolisin. Ja nüüd sul on veel jäänud, nüüd kui me seda salvestame aprillis 2023, sul on jäänud vist paar kuud veel siin, paar viimast kuud ja siis sa lähed tagasi Eestisse, et siis kolid siit täielikult ära. Et kuidas sa ise suhtud sellesse Rootsisse, et sul vist oli ju mingi hetk mõte kolida Stockholmi, kui sul on siin nii-öelda kool lõpetatud, et kus sa praegult oma mõtetega oled? Ma suve tahaks nüüd olla Eestis, sest ma ei ole jälle olnud ülipikalt Eestis niimoodi pikemalt. Terve eelmise suve ma olin ka Rootsis. Nii et ma hea meelega olen ühe suve nüüd veel Eestis, väga põnevil selle pärast. Ja sealt edasi ma ei ole väga palju mingit plaane veel pidanud. Ma siiani arvan, et Rootsi on kindlasti üks tugev kandidaat. Aga samas mul on ikkagi hingelähedal on näiteks Berliini kolida üks päev või siis Kopenhaagenisse. Sinna me veel jõuame, aga kohe kindlasti ma lähen tagasi ka Mehhikosse, sest seal mul jäi kõige olulisemad asjad enda arvates tegemata.
nii et tegelikult on variante ülipalju ja ma lihtsalt kuidagi jälle usaldan veits elu ja et tuleb, mis tuleb. Ja et kõik läheb täpselt nii, nagu minema peab. Nii ilus mõte. Ja ma lihtsalt tahaksin eriti panna fookuse sellele, et sinu jaoks ei olegi see, et jaa, nüüd ma lähen Rootsist tagasi ja automaatselt ma mõtlen nüüd Eesti peale, et jaa, nüüd ma kolingi Eestisse, vaid sul ongi lihtsalt täiesti erinevad riigid, erinevad linnad praegu mõtles, et võib-olla lähen Kopenhaagenisse, võib-olla ma lähen Berliini, et see mõte, et maailm on justkui sinu kodu, terve maailm ja lihtsalt, et kui sa tahad, kui sa võtad selle ette, siis sa teed seal ära, siis sa lihtsalt lähed ja kolid sinna ja elad seal. Ja ma arvan, et ma lähiajal veel ei ole kolimas tagasi Eestisse niimoodi pikemaks ajaks. Ja seda just sellel põhjusel, et praegu ei hoia mind mitte miski kuskil nagu kinni. Ja et mul ongi kogu see vabadus, et minna ja avastada ja seigelda. Ja kuigi ma väga armastan ja austan Eestit, siis mulle tundub, et võib-olla minu mingi missioon on veits ka see, et käiagi ringi ja hoida Eesti lippu kõrgel ja kõigile teada anda, kes me oleme ja mida me teeme ja et kõik ägedad asjad, mis eestlased on teinud, sest et see on nii äge on kuulda, kui inimesed on kuulnud Eestist. Veel ägedam on kuulda, kui keegi ütleb mulle, äge, ma olen Riias käinud. Mis on põhiline asi, mis ma kuulen tavaliselt. Aga veel ägedam on see, kui ongi mingid inimesed aga mis see on? Aga kus see asub? Kas see on mingi linn kuskil? et inimesed, kes ongi nagu täiesti clueless, et siis nendele rääkida, sest et nendel on alati hästi palju küsimusi ka ja siis ma tunnen, et see on minu võimalus. Sa saad inimesi harida, mis on Eesti, kus Eesti asub. Sest et ma tean, paljud on ka, et ja ma tean, kus Eesti on, kas ta on seal kuskil Kesk-Euroopas, kuskil seal lõunas. Ei, siis sa ei tea, kus Eesti on. Selle peaaegu 3 aasta jooksul, mis sa siin Rootsis oled olnud, sul on ka tegelikult üks väga oluline periood seal sees, kus sa ei olnud Rootsis ja sa sattusid Mehhikosse. Et palun ava seda teemat, et kuidas sa jõudsid Mehhikosse? Kuna meil on hästi rahvusvaheline kool, kus ma siin õpin, siis nad hästi tugevalt soovitavad ja utsitavad kõiki teha vahetussemester kuskil välismaal. Ja see süsteem on hästi lihtsaks tehtud, aga meil on piiratud arv koole, kust me saame valida, et kus me siis tahame vahetussemestrit veeta. Minu kindel soov oli tegelikult jääda Euroopasse, sest et tudengina tulevad Erasmus rahad alati väga kasuks ja Euroopasse jäädes on võimalus kandideerida Erasmus rahale. Aga kuna mul ei kõnetanud ükski nagu see programm, mis oli Euroopas pakutud, siis ma hakkasin natuke ka Euroopast väljapoole vaatama ja täiesti suvaliselt kuidagi jõudsin jällegi täiesti suvaliselt jõudsin kuidagi Mehhiko juurde ja siis ma otsustasin kandideerida ja kuna sinna ei olnud väga palju tahtjaid, siis või kui üldse oli, ma ei teagi, sest et ma olin siis Mehhiko City's, sinna läkski ainult 2 inimest meie koolist ja ülejäänud kõik läksid Monterreysse, seal oli päris suur seltskond. Ma muidugi ise arvasin ka, et ma kandideerisin Monterreysse. Kuni mu hispaanlasest sõber vaatab minu seda aplikatsiooni ja ütleb, et kuule, et Ciudad de Mexico, see tähendab Mexico City, et see kooli nimi on Monterrey, aga sinu kampus on Mehhiko City's. See oligi nii naljakas, sest et mu õde oli võtnud aja, et ema natuke rahustada, et kuule, et see on üliokei, et ma lugesin selle Monterrey kohta, et see on selline ja selline, et see ei ole üldse nii hull, kui on Mexico City, et see on palju väiksem. Ja siis nädal aega hiljem ma helistasin ühele, ma olen mingi, kuule, ma tegelikult lähen Mexico City'sse, ma ei saa sinna mitte midagi teha. Ja siis ta ütles, et siis räägid ise emale, et siis rahustad ise oma maha. Siinkohal ma pean tänama
2 kanget, kes mu ema südame täiesti Mehhiko poole põksuma panid, sest et siis oligi, see oli vahetult enne seda tuli nende Mehhiko saated välja, kui mina läksin. Ja siis iga nädal ema helistas mulle. Aga kas sa teadsid, et Mehhikos on selline asi ja kas sa teadsid, et sa saad niimoodi teha ja tead, mis Kristjan teed tegid ja Aleksandr, et kui sa sinna lähed, et siis sa pead veel seda tegema ja see on üliäge ja blablabla. Ja siis ma ütlesin, et issand, et nii äge, et jumal tänatud, sest et muidu jah, ta oleks võib-olla lugenud kuskil mingit õudusjutte ja tegelikult seal ei ole mitte midagi hirmsat. Nii et jah, see oligi siuke küllaltki suvaline otsus. Mul tegelikult ei ole vist siiamaani kohale jõudnud, et ma elasin Mehhikos. Issand, kui äge. Ülikummaline, jah. Ja sa läksid siis sinna 2022 augustis ja olid seal detsembrikuuni, eks ole? Ma tegelikult juuli lõpus täiesti jõudsin sinna juba. Ja siis detsembris enne jõule lahkusin. Milline oli sinu justkui ettevalmistus sellele Mehhikole, et see tundub nii teine, kui veel olla saab, eriti kui sa tahtsid minna kuskile Euroopasse, läksid hoopis Mehhikosse, mis ka jällegi minu jaoks tundub, et miks siin oli nii vähe tahtjaid. Mehhiko tundub unistuste sihtkoht, kuhu minna. Aga kuidas sa ennast ette valmistasid? See oli sinu esimene kord Mehhikos üldse? Ma arvan, et ma ei valmistanudki eriti ette. Ma sain sellest üsna pea aru, kui ma tegin oma kohvri lahti ja ma vaatan, ma olin ainult suveriideid pakkinud ja siis ma sain aru, et ma elan Mehhiko City on kuskil sisemaal mägedes, et seal ei ole alati soe. Nii palju ma tegin ettevalmistusi, et ma olin, kuigi see oli ka üsna viimasel minutil, ma olin leidnud mingisugused Rootsi tüdrukud, kellega koos me plaanisime otsida korterit, kus elada vähemalt alguses. Ja siis mingisugune 5 päeva enne lendu me alles leidsime koha endale, sest meil ei olnud kellelgi aega sellega alguses tegeleda. Siis ma ei uurinud väga midagi, et kuidas me mingi telefonikaardiga seal toimetada või kuidas, või jah, mingid sellised tehnilisi asju. Nii palju ma teadsin, et mul ei ole viisat vaja, kui mul oli, kui ma jäin sinna nii väheseks ajaks või siis kui mul oli see kutsekoolilt tulla õppima. Ja võib-olla ülejäänud mingisuguse informatsiooni ma saingi ema iganädalastelt kõnedelt, et okei, et sinna peaks külastama minema ja seda peaks vaatama minema. Aga muidu oli üsna nulli lähedane see ettevalmistus. Jah, koolis meid valmistati üsna palju ette, meil oli igasugused mingid tunnid ohutusega seoses ja kõige sellega. Aga jällegi kõik asju peab mõistusega võtma, aga ma arvan, et meid hirmutati sellega üsna ära, sest tegelikult ei olnud asi üldse nii hull, muidugi peab igasuguseid asju tähele panema, et aga ei tasu ka paranoiliseks minna. Kas sul oli kultuurishokk ka, kui sa lõpuks Mehhikosse jõudsid? Ma ütleks, et ei olnud. Ma ütleks, et pigem oli see, et ma kujutasin seda kuidagi hoopis teistmoodi ette. Minu jaoks oli nii huvitav see, kui me läksime linna ja see oli nagu täiesti paksult täis rohelust. See oli väga ilus, kõik oli nagu super äge. Muidugi olid omad mingid linnaosad, mis ei olnud nii kenad, aga minu jaoks oli see täiesti üllatus, et vau, kui nagu ilus ja mingi arhitektuur ja kõik sellised asjad, et üldse ei oleks ootanud. Aga mingisugust suurt kultuurishokki mul ei olnud. Ma tunnen, et ma lähen vist igale poole üsna nagu avatud mõttega ja ma ei loo mingisuguseid eelarvamusi, et mida ma ootan kohtadelt. Nii et siiani ma ei ole kogenud päris sükest kultuurishokki kuhugi minnes. Sa enne mainisid ka, et sa läheksid, kindlasti tahad Mehhikosse tagasi minna. Mis sa seal nüüd seekord teeksid, sest et siis sa ju õppisid eelmine kord seal ja sul vist ei olnud nii palju vaba aega, et sa olid ikkagi kuskil ühes kohas justkui kinni. Et mida sa nüüd teeksid? Esiteks mul jäi ülipaljudes kohtades käimata, kus ma tahtsin minna. Mingisugused
jah, mingid looduskohad ja mingid linnakesed ja külakesed ja kõik, mis mul tegelikult listis veel olid. Aga samas ma üldse ka ei välista seda, et kui mul õnnestuks leida kas seal mingi töö või siis kui mul õnnestuks leida mingisugune distantstöö, et ma elaksingi Mexico City's ja teeksin oma tööasju päeval ja siis kohtaksin mingit päris oma sõpru seal kohalikke või siis teisi sinna kolinuid ja siis eladagi sükest tavapärast elu seal mõnda aega. Väga äge. Üks õppetund, mille sa Mehhikost kaasa võtsid? Ma arvan, et ma õppisin Mehhikos midagi väga olulist tegelikult. Ma õppisin seda, et me ei pea ennast muutma, et kuskile sobida. Sest et minul oli niimoodi, et mul olid hästi ägedad vahetusõpilased ümber ja ma armastan igat ühte neist. Aga samas ma tundsin ka, et see põhiseltskond, kus ma olin siis nagu potsatanud, et see ei olnud võib-olla täiesti nagu minu seltskond ja see on üliokei. Kõik inimesed ei sobigi omavahel, aga see oli pigem see lihtsalt, et mitte, et keegi oleks midagi valesti teinud, vaid see oli kuidagi lihtsalt niimoodi, et ma tundsin, et nemad on minust täiesti erinevad inimesed ja ma alateadlikult hakkasin kuidagi niimoodi ennast muutma, et ma sobiksin sinna rohkem ja ma sain aru, et ma rääkisin mingeid asju, millega ma tegelikult ei nõustu või mida ma tegelikult ei mõtle. Ja ma olin hästi õnnetu vahepeal ja siis üks hetk ma jõudsingi järeldusele, et issand, mis asja ma teen, et ma üritan ennast muuta selleks, et olla keegi, kes ma tegelikult ei ole, et ma sobituksin kuskile, kuhu ma tegelikult ei pea sobituma. Ja siis sealt alates ma tegingi natuke teadlikuma otsuse, et ma võib-olla hängin veits rohkem üksinda ja siis mul avanesid juba igasugused mingid muud sõprused, kes olidki mingite kohalikega. Ma sain seal veel ühe väga ägeda Ameerika naisega tuttavaks. Nii et jah, kuidagi jälle usaldada natuke ja lahti lasta nendest asjadest, mis sind ei teeni võib-olla. See on moment praegult, et seedida seda, mis sa ütlesid, see on minu meelest nii oluline. Ja tegelikult on niimoodi ka, et sa võid ju teistele rääkida neid asju ja öelda, aga tegelikult igaüks peab kuidagi ise oma õppetunni alati saama. Et kuuled ju küll igal pool, kus on, et ära muuda ennast teiste jaoks ja siis üks avastad, et wow, ma olen teinud seda nüüd mingi mitu kuud juba, et aitab küll. Ja. Et ma tahan peatuda veel ühel väga olulisel teemal seoses Mehhikoga. Nimelt, meie sinuga kohtusime Mehhikos. Jaa, see oli üks täiesti suvaline päev, kui ma vaatan, et keegi Kelly on mulle Instast kirjutanud. Ja siis sa kirjutasid mulle, et tšau, kuule, ma sain su kontakti meie ühiselt sõbralt Karmenilt, kes ütles siis, et sina või siis soovitas sul võib-olla minuga ühendust võtta, kuna mina siis hetkel elasin seal. Ja siis ma ütlesin, et muidugi väga üliäge. Mul on alati hea meel teiste eestlast kuskil teisel pool maakera näha. Et ma ütlesin kohe, et tule ja ela minu juures natuke aega. Kelly mõte oli alguses siis olla 4 päeva ja ära minna päev enne ühte mehhiklaste kõige suuremat pidustust Dia de Muertos, surnute päev. Ja ma ütlesin, et elu sees ma ei luba sul minna ära enne, kui sa oled kogenud nagu ka mingit nagu tõelist asja, sest et see oli üks asi, mida mina oma Mehhiko reisi jooksul kõige rohkem ootasin. Ja siis lõpuks sellest 4 päevast, mis Kelly pidi seal olema, sai ligi 20 päeva lõpuks. Ja siis sealt edasi Kelly läks ära ja siis 2 nädalat juba hiljem me kohtusime uuesti Puerto Escondidos, kus me siis ka paar nädalat koos hängisime, tegime igasuguseid toredaid asju.
Nii et jaa, Mehhiko tõi siis mind ja sind kokku. ja Mehhikos sündis meie armas beebi ehk siis see podcast. jaa, see tuli ka nii kuidagi huvitavalt mööda minnes täiesti. Jah. Kuskil takso tagaistmel siis mõtlesime, et miks mitte teha üks äge reisi podcast, kui me siin ise reisime ja tunneme, et ei ole päris niisugust õiget asja veel tehtud, et võtame siis ise kätte ja teeme ära. Ja siin me oleme oma esimeses episoodis. Oma reiside jooksul, kas sa oled kogenud sellist tunnet, et su elu on nüüd otseselt ohus? Ma ei ole tundnud mingisugust tõelist ohtu. Kindlasti on mingeid hirmutavaid hetki olnud, näiteks see, mis ma enne rääkisin, kui ma seal Lyonis kuskil getos olin, on ju. Siis näiteks Hispaanias ma ühe mingi suvalise tüdrukuga hitchhikisime, sest et me mõlemad sõitsime rongi, magasime oma peatuse maha. Ja siis seal autos istudes ka oli natuke creepy kuskil kaubikus istuda. Mehhikos tuli ette, kus me maksime politseile alt käemaksu. Siin ma siis ütlen seda, et me ei teinud tegelikult midagi valesti, vaid kuna see on niisugune korrupeerunud riik, siis turiste üsna palju lüpstakse seal ja politseinikel on alati hea viis, kuidas seda teha, sest et muidu tulevad veel õnnetamad tagajärjed. Tegelikult ma mõtlen, kui ma käisin ühe korra enda teiste nende vahetusõpilastest sõbrannadega ka Puerto Escondidos ja siis seal, kuidas meid jäeti lennud ei läinud välja mitte ükski ilma pärast ja siis meile öeldi, et me tahtsime lennata laupäeval ja meile öeldi, et järgmine lend on kolmapäeval ja meil ei tulnud see kõne allagi. Siis me seal vaidlesime ja protesteerisime natuke, et meil on vaja jõuda hiljemalt esmaspäevaks tagasi Mehhiko Citysse ja siis nad andsid meile võimaluse, et me saame Oaxaca Cityst hoopis lennata Mexico Citysse, aga et selleks me pidime bussiga minema sinna. Ja siis meile öeldi, et see on selline 13-14-tunnine bussisõit. Kui me läksime lennujaamast välja ja taksojuhid küsisid meilt, et kus me minna tahame, me ütlesime bussijaama. Ja nad küsisid edasi, et kus me minna tahame ja kui nad kuulsid, et me hakkame praegu Oaxaca Citysse sõitma, siis nad ütlesid meile kohe ära, et täiesti hullud olete peast, et põhjusega teile ei pakutud seda varianti esialgu välja, sest et ilmaolud on nii kehvad ja et ei tea, mis teid ees ootab. Meil oli täiesti savi, me ei kujutanud isegi ette, mis võib saada. Me läksime bussi peale, sest tol hetkel oli ilm veel väga ilus. Ja siis me hakkasime sõitma mägedest ülesse, sõitsimegi kuskil täiesti teenõlvadel paduvihmaga, et teed olid libedad, siis me vaatame, need teed olid mingid kaljudelt kukkunud kive täis ja Mapsi pealt vaadates see tee oli selline. Umbes on ju. Ja siis seal oli üks hetk selline, kus mul ei olnud kordagi selle tee jooksul, meil ei olnud mitte mingisugust levi, ei interneti või helistamiseks. Ja siis oli see üks hetk, kus ma kirjutasin oma õele kirja, mida ma kordagi ei saatnud ära, aga ma kirjutasin, et tšau kuule, et ma olen praegu sellisel bussisõidul, et kui midagi peaks juhtuma, et siis sa tead, et ma olen teel sellest kohast sinna ja et ütle siis kõigile, et mul on teiega tore olnud. Sest et nagu ma ei tee nalja, mu kõrval oli ka üks tüdruk, kes on siis reisinud pool oma elust, on ju, ja esimese 10 minuti jooksul ta võtab mul niimoodi käest kinni ja ütleb, et I'm car sick. Ja ma olen lihtsalt seal kõrval, mina olen see inimene, kes ma ei suuda tegeleda, kui kellelgi kuskilt verd jookseb, kui keegi oksendab, mul läheb endal süda kohe pahaks. Ja selle peale, kui ta seda ütles mulle, siis ma tundsin, et appi, mulle hakkab ka käest ära minema. Nii et see oli üks päris hirmutav hetk. Ja siiski õnnelikult elusana kohale te jõudsite. Ja. Oh, wow. Keegi tuli vist.
Ei ole, kõik on hästi. Me saame edasi minna. Lähme lihtsalt edasi. See on see võlu, kui kohvikus lindistad enda podcasti. Aga rääkides sellest ohtlikkuse teemast, paljud inimesed tegelikult ei julge reisida, sest et me näeme ju uudistes ja igal pool juttudes, kuidas igal pool on ohtlik ja ainult enda väikses turvalises kodus on ohutu ja turvaline. Mida sa ütleksid nendele inimestele? Ma ütlen, et see on iga inimese puhul kindlasti ka erinev. Et kui sa tõesti tunned, et see asi ei ole sinule, siis sul ei ole mõtet ka seda suruda, sest ma kujutan ette, et kui see ohtlikkus on sinu kinnisidee, siis nii tõenäoliselt ka läheb, sest et sa juba kuidagi tõmbad seda negatiivset energiat enda poole, on ju. Ja teisalt ma ütlen, et minul on ka ikka ju alati enne mingisugust, eriti just sooloreise, mingisugune hirm. Ma täiesti hirmust värisesin, kui ma läksin oma Eurotripile alguses. Aga jällegi, kui sa oled mõistusega asja juures ja ei lähe nagu ise mingit probleemi otsima ja oled ettevaatlik, aga samas ikkagi ei sea endal mingeid meeletuid piire, et siis see on täiesti okei. Ja ma tunnen, et on ju inimesi, kes teevad mingisuguseid ekstreemsporte, mis on täiesti nagu ebanormaalselt eluohtlikud, siis ma ütleks, et võib-olla minu ekstreemsport on reisimine, see, et tuleb, mis tuleb ja ma pigem elan läbi mingeid ägedaid kogemusi kui see, et ümbritsen ennast mingi vatikihiga. Ja, et ma arvan, et see tulebki tagasi sinna, et mida inimesed elult ootavad ja mida nad soovivad. Ja mulle endale meeldib natuke ekstreemsust ja ootamatuseid ja nüüd ma siin Mehhikos olles mitu korda mainisin, et mulle ikka natuke meeldib selline kaos ka ja siis elu viskas mulle nii palju kaost, et ma pidin korraks veits stoppi panema, et okei, stopp. Tore on küll, aga see ei pea nagu täiesti kaoseks elu minema. Et wow. Kui esimene nii-öelda vabandus justkui on ju, et inimesed ei taha reisida või ei julge reisida, ongi, et ta on ohtlik, siis number 2 vabandus minu jaoks või asi, mille peale alati inimesed tulevad, on see, et reisimine on kallis, võtab palju raha. Mida sa ütleksid nendele inimestele, kes nii väidavad? Ma ütleks võib-olla seda, et elu ise on juba päris kallis. Et kui sa elad kuskil üürikorteris, on ju, käid väljas söömas, sõidad taksoga, mis iganes, et see kõik võtab ikka sama palju raha kui reisides. Et kindlasti võib olla olukordi, kus sa suudad nagu paikselt elades ja elad odavamalt elu. Samuti on inimesi, kes reisides kulutavad tunduvalt vähem raha. Oleneb alati sihtkohtadest ja sinu reisi eesmärgist, et on võimalik väga kalleid reise teha ja on võimalik teha nagu ebanormaalselt odavaid reise. Ma ise ütleks, et minu reisid on olnud alati siuke low budget. Samas ma olen õnnestunud alati ka enda budgetist natuke üle minna. Aga minu tudengina ma võin kõigile käsi südamel lubada, et see ei ole kõrge budget, mis mul on alati olnud või et kunagi ma olen alati reisin nagu üsna vähese rahaga ja kui sa eelistadki hosteleid hotellidele või siis couchsurfingut mingisugustele Airbnb-dele ja kokkad kodus ja võib-olla ei käi nendest mingi kõige turistikamates kohtades, siis sul ei ole palju raha selleks vaja. Minu enda kogemus on ka see, et kui sa teed justkui seda low budget reisi, siis sul tihtipeale on rohkem seiklusi selle juures, sest et sa pead olema loovam, nägema uusi nurki, leidma uusi lahendusi, et muidu oleks ju nii lihtne minna ja kuskil hotellis ööbida või midagi, aga see paneb see kuidagi pea tööle ja sealt tavaliselt tulevad need seiklused ka. Absoluutselt, täiega väga nõustun. Ma ei oskaks kuidagi paremini panna. Aitäh sulle. Miks sa reisid?
ma arvan, et see on minu jaoks võib-olla kuidagi mingi eneseväljendusviis. Et kui ma jään kauaks ühte kohta, ma tunnen, kuidas mul tekib täiega selline püsimatus ja kuidagi kihk minna kuskile ja olla endale mitte tuttavas keskkonnas. Kui ma tean, et mõnel inimesel on see väga suur nagu mugavustsoonist väljatulek on, kui sa lähed kuskile uude kohta, kus sa ei ole varem olnud ja hakkad kõike nullist õppima, siis minu jaoks on just see, mis kuidagi mingit energiat toob ellu. Ja ma arvan, et seal ei olegi võib-olla, issand, ma olen väga huvitatud igasugustest kultuuridest ja keeltest ja nii ka, aga ma arvan, et just võib-olla see tunne ja mingi hingamine, mis sa saad, kui sa oled kuskil uues kohas ja avastad uusi asju ja kohtud uute inimestega ja nendel on mingi täiesti omaette lugu ja üldse reisi jooksul nagu need inimesed, kellega sa kohtud. Nagu kõik on täielikult nagu maailma parimas mõttes tulnukad, et sa mõtled, et kuidas on võimalik, et maailmas on nagu selliseid inimesi, nii ägedaid inimesi. Uskumatu. Ja ma arvan, et kogu selle sinu jutu peale, mis sa ka siiani praegu rääkinud, ma tahaks väga loota, et kindlasti on kuulajaid, keda see kõik on inspireerinud reisima ja kes võib-olla ei ole kunagi käinud reisimas, et mida sa ütleksid või millist nõu sa annaksid inimesele, et kes tahab väga reisida, aga ta ei tea, kust alustada? Ma ütleks, et kui sa oled mõni noorem kuulaja, selline teismeline või siis 20-ndate alguses kuskil, isegi 20-ndate keskel vist on need võimalused veel, siis on ülipalju mingeid ägedaid projekte, mida luuakse, kus sul ei olegi vaja endal põhimõtteliselt üldse raha, kus sul makstakse lennupiletid kinni, ööbimised kinni, sul on igasugused koolitused. Erasmus korraldab neid. Üks äge leht, kust neid leida on Seiklejate vennaskonna leht. Mul on endal ainult ühekordne kogemus nendega. Väga äge oli see kogemus. Ma lihtsalt ei ole oma kiire elutempo jooksul jõudnud rohkem osaleda. Aga ja ma arvan, et sellised noorteprojektid on kõige paremad starterid võib-olla noorele reisijale. Ja ma arvan, et kui sa oled juba sellest east väljas, siis igasuguseid mingid projekte tehakse veel, kus võib-olla sa pead ise natuke rohkem küll maksma, aga just, et mingisuguse grupiga minna ja teha mingeid nagu ägedaid asju. Ja samas, miks mitte ka minna ja üksinda hakata pusima vaikselt, et see ei pea olema kohe mingisugune nagu, ma ei tea, kõige ekstreemsem koht maamunal. Et alustadagi kuskilt ühest kohast nii-öelda võib-olla mingist mainstream mõttetust sihtkohast, aga sellistes kohtades on ka alati nagu midagi uut, mida avastada ja võib-olla minnagi alguses natuke turvalisemat teed ja siis sealt edasi hakata vaatama. Oma reiside jooksul, milliseid äppe või milliseid tööriistu sa kasutad? Ma ei kasuta väga palju muud kui mingi Google otsingumootorit. Üks äpp, mida mulle meeldib lihtsalt, ma ei tea, naljaviluks kasutada, on Bean on selle nimi. Kas sa kirjutad seda? Ehk siis nagu olnud või B-E-E-N. Aga see on nagu selles suhtes üsna otstarbetu, et sinna ma saan lihtsalt panna need riigid, kus ma olen käinud. Ja siis ta peab nagu peab järge sellele, kus ma käinud olen. Midagi muud seal eriti teha ei saa, aga ma olen seda äppi nüüd ustavalt kasutanud. Andke teada, kui teil on mõni ägedam äpp, mida kasutada selliseks asjaks. Aga samas siis mingid põhilised couchsurfingu äpp, bookingu äpp. Ja siis mingi hosteli lehekülg on ka, seda ma kasutan brauseris, aga mul ei tule praegu meelde mingi Hostel World või mingi siuke äkki, kust on ka hosteleid hea leida. Aga muidu jah, that's about it. Ma väga palju ei kasutagi mingeid ägeid asju. Ma ei ole võib-olla oma researchi piisavalt teinud, et jagada mingit targemat infot.
ühesõnaga kõik need, mis sa praegu mainisid, me kindlasti paneme ka selle osa kirjeldusse, ehk siis sa saad need kõik üles leida sealt ja ise ka oma research'i teha. aga mida sa soovid, et keegi oleks sulle öelnud enne seda, kui sa siis alustasid reisimisega? Ma ei teagi. Ma kuidagi võib-olla seda, et see ei ole nii hull, et it will all work out, sest et ja nagu ma enne ka ütlesin, et ma olin täiesti nagu hirmust värisesin tegelikult, kui ma olin oma Eurotripile minemas ja võib-olla kui keegi oleks mulle siis ütelnud mingi, et savi, et nagu kõik tuleb välja, et ei ole mõtet nagu pablada nii palju, aga samas see on jällegi, ma tunnen, et siuke asi, mida inimesed võivad sulle öelda nii palju, kui ise tahavad, aga sa ei saa väga seda enda sisetunnet kuidagi muuta. Aga nüüd ma olen kindlasti tunduvalt kindlam, ma ei ole tundnud sellist hirmu veel peale seda korda. Mehhikosse minnes ma läksin suht juba külma närviga. Korru Mehhikosse, mis see ka ära ei ole. Miks peaks iga inimene reisima? Ma arvan, et iga inimene peaks reisima selleks, et avardada oma silmaringi ja õppida asju teistest vaatenurkadest. Sest et reisil kohtud sa igasuguste erinevate inimeste ja kultuuride ja tavadega, mis paneb sind võib-olla natuke rohkem tolereerima igasuguseid asju. On üks kiire vastus. Kas sul on mingi raamatu või podcasti soovitus ka endal, mis on sind ennast kas inspireerinud või kuidagi mõjutanud selle reisimise poole pealt? Ma arvan, põhiline asi või põhiline raamat, mis üldse mind nagu push'is veits reisima, oli Tom Walsbergi Kuidas rännata ilma hirmuta. Ma olin täiesti sillas sellest raamatust ja ma ei ole lugeja eriti. Ja ma lugesin selle raamatu päris mitu korda läbi isegi ja kuidagi just seal see kuidagi lihtsus, kuidas reisida ja kuidas asju näha ja kuidas võttagi asju mitte nii tõsiselt alati. Ja võib-olla üks podcast, mis veits inspireeris mind ka just, ma kuulasin seda, kui ma olin Mehhikos, oli see üks Täitsa Pekkis podcasti osa, Täitsa Pekkis milline mees podcasti osa vist isegi ühe härrasmehega, keda nime ei mäleta praegu. Kas sa ei tea, millest ma räägin? Ma vist arvan, aga mina ka ei mäleta seda nime, aga me saame kas selle panna siia alla ja ma arvan, et äkki ta annab meile andeks, aga kui sa kuuled meid kunagi, siis tead, sa liigutasid, jätsid jälje Aleksi südamesse. Ja, et ma seda podcasti ma ka osa konkreetselt siis kuulasin ka mitu korda ja ma arvan, see ütleb midagi selle kohta. Et ja, väga inspireeriv oli ka. Ma arvan, ta annab sulle kindlasti andeks selle. Aga ma arvan, meie saate kõige olulisem küsimus tuleb nüüd siit. Ehk siis, kuhu nüüd edasi, Aleks? Ehk siis, mis on sinu järgmine reisisihtkoht? Ma alati, kui keegi küsib sellest küsimust, siis ma ütlen, et okei, ma võin sulle öelda, aga küsi 2 nädala pärast uuesti, sest suure tõenäosusega see on muutunud. Kuna mulle täiega meeldib unistada ja teha mingeid plaane ja siis mingi hetk mul läheb see tuhin üle, siis mul tuleb hoopis teine tuhin, siis ma hakkan seda tegema ja siis lõpuks ma jõuan üldse kuskile, ma ei tea kuhu, on ju. Ja ma loodan siin suve jooksul ikka mingeid väiksemaid trippe teha. Aga praegu mul on siuke väike soov, et minna veel sügisest maailma natuke avastama. Äkki jõuan oma järjega ka Austraaliasse üks hetk, kuhu on nii paljud inimesed soovitanud mul minna. Väga kangesti tahaks ka veel jõuda Kesk- ja Lõuna-Ameerikasse, aga ma arvan, et äkki iga asi omal ajal, et ma natuke võib-olla seedin seda Mehhikot veel,
siis lähen tagasi sinna ja siis vaatan edasi. Nii et mu mõtted on üsna muutlikud veel, aga suure tõenäosusega ma ikkagi sügisel tahaks olla kuskil teisel pool maakera jälle. Nii ilus ja nii inspireeriv ja kui suuda ära oodata, et kui sul on jälle mingisugune tiir peale tehtud, siis me saame sinuga taas maha istuda ja rääkida uutest õppetundidest, väljakutsetest, kõik, millega sa silmitsi seisid. Aga praegult aitäh sulle, endiselt ütlen, sa oled nii inspireeriv, vapustavalt äge naine. Tõesti, lihtsalt, mul lihtsalt ei ole enam sõnu ja mul on nii hea meel, et me saime sinuga praegu siia maha istuda ja vestelda. Ja tõesti. Ja sina, kes sa praegult kas kuulasid või vaatasid või tegid mõlemat, aitäh, et sa oled siia lõpuni jõudnud ja justkui meiega koos siin selle Rootsi Jönköpingu mõnusa kohvikulaua taga istunud ja ma nii loodan, et sa said siit kas ühe pisikese mõttetera, mis jääb nüüd sinuga või siis inspiratsiooni. Ja kui sa tunned, et kellegi teisel võiks ka sellest osast olla kasu, siis täiega palun saada talle see osa edasi. Või kui sa tahad rohkemat inimestega seda jagada, siis vabalt jaga seda oma Instagrami stories näiteks ja kindlasti tagi ära ka meid @kuhunuud ehk siis U-ga ja meil oleks täiega äge seda näha ja sellepärast me kõike seda siin praegu teeme. Ja nüüd, mis seal ikka, järgmises osas näeme uuesti. Ja, thanks. Ciao.